Kui nüüd on kindlaks tehtud, et teie sõidumeerikul on üle õhu allalaadimisvõimekus olemas, et ta ei ole liiga vana, siis järgmise sammuna teostame paigalduse. Siin on siis pilt ühest paigaldusest ja nagu näete, siis CarCops autovalve ühendab juhtmed otse pistikusse, ei koorita siin juhtmeid paljaks, ei poogita vahele, mis võib jätta mulje, nagu oleks sõidumeerikut manipuleeritud. Samuti loeme siis auto aju andmeid välja kontaktivabalt, mingit füüsilist kontakti ajujuhtmetega ei tekita. Ja samamoodi on siis lõpptulemus korralikult plommitud ja näeb välja väga efektne. Et siinkohal toongi siis välja mõned näited, et on siin kuskil nurga taga lastud endal sõidumeeriku andmeid lastud alla laadida automaatselt ja siis seal on tehtud sellised paigaldused. Juhtmed on jäetud paljaks, plommi ei ole pantud, suvaliselt siis sisse surutud, pistikuid ei ole kasutatud. Ja kui te sellise sõidumeerikuga jääte kuskil, keegi kontrollib, siis öeldakse kindlalt, et siin on tegu manipulatsiooniga ja te võite lihtsalt saada trahvi selliste paigalduste eest. Et need kliendid on siis hiljem pöördunud CarCops autovalve poole ja me oleme selle asja loomulikult korrektseks ja korda teinud. Aga jah, tasub ikkagi valida, kelle te oma teenusepakkujaks valite, et hiljem ei näeks välja teil olukord selline. Järgmiseks vaatame siis, kuidas teenus täpsemalt toimib. Ettevõtte masinatesse paigaldatakse GPS-seadmed, mis lisaks sõidumeeriku andmetele suudab näidata üle 20 ajuparameetri reaalajas, nagu näiteks kütus, AdBlue, juhi tööaeg ning järgmise hoolduse aeg. Teiseks, CarCops genereerib teile virtuaalse ettevõtte kaardi. Kui teil ettevõtte kaarti üldse ei ole, siis te seda tegelikult Maanteeametist enam taotlema ei pea ja hoiate sellega juba kokku 50 €. Kolmandaks, määrame allalaadimise ajad 28 ja 90 päeva ning edaspidi toimuvad allalaadimised ja salvestamised CarCops serverisse täiesti automaatselt. Nii lihtne see ongi, ei mingit masinate vahel jooksmist enam. Järgmiseks näitame, kuidas vaadata allalaetud juhikaardi andmeid visuaalselt. Selleks valige rakendused ja Taho View. Avaneb eraldi aken. Siin aknas saate siis valida esimeses lahtris juhi ja saate ära määrata, millise perioodi jooksul te soovite vaadata meie kasutamiskohandatud perioodi, et vaadata tervet aprillikuud. Vajutame OK. Ja siin on siis kogu tema sõiduaeg, tööaeg, puhkeaeg on näha. Saab siis rullikuga sisse zoomida, välja zoomida ja siin on siis ka iga päeva kohta kalender. Kui on mingisugust konkreetset päeva soovite vaadata, võite valida siit kalendrist näiteks 7. kuupäeva, zoomib automaatselt sisse, võtame 8., 9., siin ei ole sõite toimunud. Ja samamoodi saab siit alt valida siis juhi aktiivsus. Täpselt näha, et 6. on ta siis sõitnud 297 kilomeetrit, mis on tal tööaeg olnud, puhkeaeg olnud. Ja kui soovite, siis saate seda päevaga detailselt lahti võtta. Järgmiseks valime rikkumised. Nagu näha, siis antud juhil sellel kuul rikkumisi ei ole olnud. Aktiivsusgraafik näitab ära siis selliselt, et kuidas teil endal silmal mugavam on, sellise valiku saate teha. Jällegi saab terve päeva detailselt lahti võtta. Võib valida ka päevase aktiivsuse. Et siin on siis näha tööaeg, sõiduaeg ja läbisõit. Ja jälle saab detailselt lahti võtta. Kõiki neid aruandeid saab samuti laadida alla siis enda arvutisse, näiteks Exceli kujul, või siis otse välja printida. Vaatame üle ka siis üleval olevad seadistused. Siit saate siis värvid valida endale meelepärased, kui te soovite. Et kuidas näitaks siis, mis värviga näiteks tööaega, puhkeaega. Ja saate siit ära salvestada. Esimesed juhi tööaja vaatasime üle, nüüd võtame teise juhi. Samamoodi siis aprilli kohta
ja kui on toimunud mingisugune rikkumine, siis kohe on näha punane täpp selle kuupäeva kohal. 27. on tõesti toimunud mingisugune rikkumine. Vajutame siia peale. Näeme ära, millise rikkumisega oli tegu. Teistel päevadel rikkumisi ei ole olnud. Ja rikkumisi saab vaadata ka tegelikult siit alt. Juhi aktiivsuse. Ja võtame siis rikkumised. Näha, et 27. aprillil on toimunud rikkumine. Niisama lihtne ongi siis sõidumeeriku andmeid visuaalselt vaadata. Lõpetuseks vaatame siis, kuidas sõidumeeriku või juhikaardi andmeid enda arvutisse alla laadida. Selleks valige rakendused. Rakenduse alt võtke disketa ja avaneb eraldi aken. Siit siis tekib teie masinate nimekiri. Valime siis selle masina, mille kohta me soovime andmeid oma arvutisse laadida. Valime kausta kaitstud, tahograaf ja siin on siis kõik meie nii tahograafi kui juhikaardi failid. Vajutades lihtsalt selle faili nime peale, laaditakse see fail kohe teie arvutisse ja saate siis selle saata, kellele vaja on. Niisama lihtne see ongi. Meeldivat kasutamist!